Pärnu võrkpalliklubi lood Saavo Keel ja Tartu Bigbanki juhendaja Andrei Ojamets on 21. sajandi Eesti edukamad ja ühtlasi tuntumad võrkpallitreenerid. Uskuge või mitte, aga kahe peale kokku on Keel meeste ning Ojamets meeste ja naiste klubide juhendajana võitnud kodumaal pea pool seda tiitlit. Ent nagu reedavad sünniaastad, Keelel 1962 ja Ojametsal 1963, ei puutunud nad esmakordselt kokku suugi mitte treeneritena, vaid juba 70. aastatel noorteklassi mängijatena. Keel oli toona väljas oma sünnilinna Võru ja Ojamets Pärnu eest. Tol ajal oli 3 sellist võib-olla tugevat võistkonda, kes nagu seal võitlesid, isegi 4, Tartu, Viljandi, Võru ja Pärnu. Mina küll mäletan, et meie küll võisime 2-0 eest nende vastu olla, nii aga ikka saime 3-2 pähe, nii et aga tol ajal Võrul oli see 62-63 aastakäik ikka väga kõva aastakäik. Piisab sellest, ütleme, Jaanus Lillepuu, Barri Kruuda, Tõnu Kelder, nii et seal oli pärast praktiliselt kõik mehed, kes pärast läksid Kalevisse mängima. Sellise punase kaelaga mängija, kes mängis Vardo Tikasega samas meeskonnas, kuna Pärnu oli see aastakäik oli 62 ja 3 mängisid, seal oli ka A ja O oli kadunud Vardo Tikas ja siis ma mäletan, Andreid mäletan ka, ühed vene nimega vennad olid ka seal, üks oli vist vasakukäeline isegi, et neid nagu 4 meest ma sealt nagu mäletan, see 62 ja nooremad. Aga seal isiklikult nagu tol ajal nagu väga ei suhelnudki, et fakt oli see, et mina õppisin ka esiteks vene koolis, kuigi loomulikult rääkisin eesti keelt, eks, aga meil nagu väga läbi ei käinud. Esmakordselt said loo peategelased ühes võistkonnas kokku 1980. aastate lõpus, kui Raimond Raudsepp kutsus Ojametsa Kalevi meeskonda teiseks treeneriks. Üheskoos õnnestus treener Ojametsal ja sidemängija Keelel säilitada Kaleviga koht Nõukogude Liidu esiliigas. Minu arust Andrei on kogu aeg treener olnud, et ega ta treenerina vist isegi käis vahepeal Pärnu Jardi või mis nime oli iganes, see Pärnu meeskond oli 90. aastate alguses, kui ma olin nagu Eestist ära, et ta vist isegi käis siis vahepeal oli väljakul käinud, et ma võin ka eksida, aga mul nagu millegi pärast selline mälupilt on olemas. Ega Aavo on alati trennis olnud ikka hirmus tööloom ja hirmus võitleja, et selles suhtes kindlasti oli selline väga vihane enda suhtes minu meelest väga nõudlik, aga ka võistkonnakaaslaste suhtes, nii et kui ta tuli kunagi pärast peale Soomet Pärnusse, et number 1, ma mäletan väga hästi, ma pidin põhjendama Urmas Sõõrumaal, miks me nii vana meest võtame. Ja siis minu põhjendus oli väga lihtne, et mis kui vana mees, et ta oli eelmise hooaja Soome MVP ja sellest piisas, ja kui ta tuli võistkonda, mul oli jube hea meel, et selline tõeline autoriteet tuli võistkonda ja läbi selle ma pakun, et too kõva Pärnu kasvaski ülikõvasti. Milline inimesena Andrei on? Lihtne, aus, konkreetne, et need on võib-olla kõige olulisemad asjad. 56-aastane Keel mäletab veel mängijakarjääri ajast, et Ojamets oskas oma treeneri käekirja muuta väga hästi sõltuvalt sellest, kes parasjagu meeskonnas mängisid. Kui mina Pärnu meeskonda tulin aastal 99 sügisel, siis peale mind tuli Michelsons sinna mõne nädala jooksul, Vilde, Raimond Vilde tuli jaanuaris 95 ehk et meil oli suurte kogemustega nagu 3 meest seal ja seal Andrei lasi kindlasti mingitel asjadel nagu palju rohkem isevooluteed minna, kui mäletan seda aega, kui mina 2004 lõpetasin ja järgmine hooaeg ehk 2004-2005 see võistkond, mida ma nägin siis ka kõrvalt, ma enam ise ei mänginud, seal sellist isevoolu enam ei olnud, et seal olid konkreetsed nõudmised. Ehk et Auran kohaneb olukorraga ja teeb omas mõttes otsuseid, mida peab õigeks. Aastaid moodustasid Keel ja Ojamets ka Eesti meestekoondise treenerite tuua. Mäletatavasti jõudis Eesti 2009. aastal esmakordselt EM-finaalturniirilegi just nende juhendamisel. No nüüd me väga harva saame nagu siin suhelda ja nii edasi ja nüüd esiteks me oleme täitsa lahku läinud. Ta on jahimees, ma olen kalamees. Mina loomi ei suuda tappa, tema mulle heidab ette, et ma ei lämmatame kalu. Aga jah, et elu on läinud selliseks, ma ei ole enam ju Pärnus ka ja koondis meil vanasti olid pikad suved koondis koos, aga nüüd jah, et suht harva sellised mängude ajale võib-olla siin pressikatel nii edasi kokku saamist. Nüüd ta on üldse Läti koolinud tööle, eks mina olen naistega esiteks, nii et need kokkusaamised tunduvad vähemaks jäänud. Mõned kokkusaamised on vanu sõpru ja häid kolleege õnneks nüüd taas ees ootamas. Esmakordselt lähevad Tartu ja Pärnu tänavusel hooajal vastamisi juba 18. oktoobril Tartus.